asjaolude väljaselgitamiseks igakülgset koostööd. Tänasel lastekaitsepäeval algusega kell 14 toimub Riigikogu Valges saalis kodakondsustseremoonia, kus kodakondsustunnistused antakse üle kõige väiksematele Eesti kodanikele. Tunnistuse annavad üle siseminister Hanno Pevkur, Riigikogu esimees Eiki Nestor ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Üritusel on oodata 50 last koos vanemate ja lähedastega. Lisaks demonstreerivad väikestele Eesti kodanikele ja nende peredele oma oskusi 2 Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskoera. Pidulikel tseremooniatel antakse kodakondsustunnistused kätte inimestele, kes on saanud Eesti kodanikeks naturalisatsiooni korras. Viimane tseremoonia toimus märtsikuus Jõhvis, kus tervitati Ida- ja Lääne-Virumaal elavaid uusi kodanikke. Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus kutsub täna inimesi Haapsalu lossi esisele platsile doonoritelkidesse verd loovutama. Verd saab anda täna kella 12:18 ning homme kella 11:17. Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste ütles, et haiglate tellimustest johtuvalt on viimasel ajal eriti suur nõudlus null- ja reesus negatiivse vere suhtes, kuid täiendamist vajavad ka kõikide teiste veregruppide varud. Ning päikeselennuk Solar Impulse 2 lendas Eesti aja järgi eile hilisõhtul Jaapani merekohal, teatas Twitteri vahendusel lennutoetusmeeskond. Lennuk alustas Hiina idaosast Nanjingist 6 ööpäeva kestvat lendu üle Vaikse ookeani, mis on kõige pikem etapp reisil ümber maailma. Lennuki sihtkoht on Hawaii. Lendur Andrei Boršberg peab ebaõnnestumise korral maanduma langevarjuga Vaiksesse ookeani, kus tuleb pikalt päästeid oodata, sest ükski alus ei suuda lennukiga sammu pidada. Tegemist on päikeseenergial töötava lennuki esmakordse katsega lennata ümber maailma. Õhusõiduk, mida tuntakse nime all SI-2, kaalub umbes 2,3 tonni ning selle tiiva ulatus on suurte reisilennukite omast pisut laiem. smsraha.ee sinu kõrval iga ilmaga. Täna pilvisus tiheneb, pärastlõunal sajab enamasti Lääne-Eestis voovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, saartel ja rannikul puhunguti 15-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-22, rannikul kuni 15 kraadi. smsraha.ee tõmbas püksirihma pingule ja tegi teile veel paremad hinnad. Nüüd laenud 30 päevaks veel odavamad. smsraha.ee tegelikul vajadusel olemas ja esimene laen vaid 1 eurose laenutasu eest. Enne laenamist tutvu laenulepingu tingimustega ja pea nõu spetsialistidega. Näiteks 300 euro laenamisel 30 päevaks tagasimaksega 301 eurot on krediidikulukuse määr 4,13%, fikseeritud aastaintress 4%.